Should I speak here? Okay. Then. My name is Troits. Minu nimi on Artemi Troitski. Viide James Bondile. Kõigepealt suur tänu, et tänan Eesti Inimõiguste Instituudile ja tänan borši supi eest. See oli väga maitsev. Nii et meil tuleb mitmekeelne paneelarutelu. Ja see on ka selline slaavi paneel Ukraina, Valgevene ja Venemaa. XXI sajandil ei ole nendel riikidel õnne olnud. Ja ma tutvustaksin selle paneeli osalejaid. Alustaksin Ukraina panelistist. Ja nagu tänapäeval sageli juhtub, siis ukrainlased, sealhulgas president Zelenski, kes alles nüüd on hakanud Kiievist lahkuma ja käib välismaal, aga üldjuhul ukrainlased endiselt kannatavad pommitamise all Ukrainas. Ja mul on au tutvustada Mihhail Savvat, Ukraina kodanikuvabaduste organisatsiooni ekspert. Ja teine panelist on pärit Valgevenest. Tema nimi on Alena Lavtšenak ja tema esindab Vesnad. Ta on selle tuntud Nobeli preemia laureaadist Valgevene organisatsiooni Vesna esindaja. Lukašenka režiim tahab 12 aastat vanglat määrata Vesna juhile, kes hetkel on vahistatud. Ja kutsuksin Alena siia lavale. Ja Mihhail Sava, nagu arvata võite, liitub meiega interneti teel. Ja Ljubov Sobol liitub meiega, nii et nüüd meil on ühes paneelis 2 agenti. Ljubov Sobol on jurist, diskreetne vene jurist, FBK korruptsiooni vastu võitlemise sihtasutuse esindaja. See organisatsioon asutati mõnda aega tagasi, ma täpselt ei tea millal. Selle asutas Aleksei Navalnõi ja veel üks võimalik riigi juht, kes on vanglas fašistlikus riigis. Ja Marko Mihkelson, keda te kõik väga hästi tunnete ja teate. Ta on Riigikogu liige ja üks rahvusvaheliste asjade juhtivaid eksperte Eestis ja esindab siin Reformierakonda. On nii, Marko? Jah. Mina olen lihtne moderaator, nii et midagi üliolulist mina ei ütle, aga ainus, millest ma alustuseks räägiksin, puudutab seda, et kui suurtükid räägivad, siis inimõiguste küsimused taanduvad kuskile varju, aga see ei ole õige, nii ei tohiks see olla.
sest sõnavabadus, väljendusvabadus, reisimisvabadus, liikumisvabadus, kõik need põhivabadused, no peamine inimõigus on ikkagi lahkumisvabadus. Ja hetkel pravo žít on küsimärgi all härra Putini tõttu. Niisiis, ma leian, et on oluline, et hetkel, mille kõigi tähelepanu on sõjajõledustel, tapetud lastel, pommitamisel, relvatarnetel ja nii edasi, kõikidel nendel suurtel tõsistel asjadel on siiski väga oluline, et ka nendel hetkedel ei eirataks inimõiguste probleemi, sellepärast et õigus elule on kõige olulisem inimõigus ka selles olukorras. Ja nüüd annan kõikidele panelistidele 5 minutit sissejuhatuseks ja räägite ehk praegusest olukorrast, uuest reaalsusest, sõjaaegsest reaalsusest, uutest väljakutsetest selles reaalsuses ning loodetavasti ka uutest lahendustest. Ja alustame härra Savvast. Hello, Mikhailo, мы вас ждем. We're waiting for you. And of course you can... Me oleme valmis ja te võite rääkida endale eelistatud keeles, sellepärast et meil on tõlgid olemas, nii et ukraina keeles, inglise keeles, kuidas soovite. Sõna on teil. Mr. Sava. Härra Sava, kas te kuulete? Well, it looks like we are... Tundub, et on tehnilisi probleeme. And our Ukrainian participant. Meie Ukraina osaleja, kes on äärmiselt oluline meie jaoks, ei kuule meid. Aga ma loodan, et tehnikud lahendavad selle probleemi, aga nii kaua jätkame siis Valgevenega. Alena. Вам слово. Tere päevast! Alustakseks tahaksin tänada võimaluse eest rääkida valgevene keeles. See on Vabandust, mulle tõlgitakse vene keelde, seda ma räägin valgevene keeles, aga Valgevenes on suur tase diskriminatsiooni just keele vastu. Vaevalt, et kõik siin konverentsil viibijad teavad, et Valgevenes ei ole ühtegi kõrgkooli asutust, kus õpetus toimuks ainult valgevene keeles. Olukord on täpselt sama ka koolides. Ühe käe sõrmedel saab üle lugeda kõiki valgevenekeelseid koole Minskis. Väikelinnades olukord on veel hullem. Ainult külakoolides on säilinud õpetamine valgevene keeles, aga ka see väheneb. Nii et olen ülitänulik korraldajatele selle eest, et mul on võimalus praegu rääkida valgevene keeles. See keelelahendus on väga oluline. Ekraanil näete raportit
inimõiguste olukorrast Valgevenes aastal 2022. 31. detsembri seisuga. Vesna poolt ette valmistatud. Need on numbrid, lihtsalt numbrid. Aga nende numbrite taga on inimsaatused, konkreetsed inimesed, tema valud ja kibestumine, aga ka nende usk ja lootus. Aga need numbrid kahjuks muutuvad iga päev. Iga päev teha infograafikat ei ole võimalik. Just eile mõisteti Nobeli preemia laureaadile Bielatskile. Prokurör taotles 12-aastase vangistuse ja minu teistele kolleegidele aga on 9 kuni 11 aastat. Sõna otseses mõttes eile mõisteti ajakirjanik, publitsist ja Poolakate liidu aktivist mõisteti 8 aastaks vangi tugevdatud režiimi. Tema nimi on Andrei Počabot. Ja see pole tema esimene vangistus. Ta oli juba vangistatud ja süüdi mõistetud pärast 2010. aasta presidendivalimisi. Siis talle anti 3 aastat. Aga praegu on riigi reetmise eest on pikk vangistus. Humanitaarkatastroof, mis toimub Valgevene, Ukraina, Venemaa regioonil, puudutab kogu Euroopat, isegi mitte ainult Euroopa riike, aga tegelikult on see ka terve maailma jaoks. On see tegelikult loomulik tagajärg Lukašenka ja Putini poliitikale. Kumbki neist tegelikult oma riigis võimu anastas. Autoritaarsus on kasvanud järk-järgult diktatuuriks ja selle tulemuseks on massirepressioonid, mida saab võrrelda stalinismiga. Ma olen kindel, et kui valgevenelastel oleks õnnestunud 2020. aastal presidendivalimiste kampaania ajal oma valikut kaitsta, ei oleks Venemaa rünnak mitte ainult Valgevene territooriumilt, vaid ka põhimõtteliselt oleks võimatu. Ja sellepärast on ülioluline hoida info väljas, massmeedias infot selle kohta, mis Valgevenes toimub. Et rahu säästa. Ja ma küsin küsimusi peale esimest lühikõnede ringi, aga tundub, et nüüd on ületatud tehnilised raskused ja Mihhail Sava saab nüüd sõna võtta. Sõna on teil. Ничего не получается? Well, I'm afraid my... Olin liialt optimistlik tõenäoliselt.
endiselt heliühendust meil ei ole Ukrainaga ja seega anname järgnevalt sõna Ljubov Sobolile. Пожалуйста, и вот Palun andke praegusele olukorrale ülevaade ja kallaku ka inimõiguste suunas. Suur tänu selle võimaluse eest konverentsil esineda. Ja Artjomi mind esitles kui korruptsioonivastast juristi, see on muidugi õige, aga mind võib ka teiste tiitlitega esitleda. Näiteks ekstremistina, terroristina, nagu Venemaal mind peetakse ka välisagendina, sest ma olen nendes represseeritute nimekirjas. Ja mul on juba 5 kriminaalasja minu vastu avatud Venemaal. Minu aktiivse kodanikupositsiooni eest. Et ma käisin rahuaktsioonidel, et ma ei ole nõus Vladimir Putini poliitikaga, selle eest, et ma püüdsin osaleda valimistel ja esindada venemaalaste huve ja minu vastu algatati ka asi, kuna mina avalikult suure auditooriumi ees rääkisin Butša sündmustest. Kui te vaatate Vene televisiooni, kuulate Vene raadiot, loete Vene ajakirjandust, siis te saate igalt poolt teada, et Butša on fake, see kõik on vale ja seetõttu me püüame igati kasutada kõigi võimalusi, et rääkida tõde sellest, mis Ukrainas toimub. See oli 5. kriminaalasi, mis minu vastu algatati. Ja Evgeni Prigožin on ka minu vastu läinud. Tema on praegu hästi tuntud verejanuline mees, tapja Putini poolt. Tema peab mind oma isiklikuks vaenlaseks ja tegelikult ka Prigožin on püüdnud minu meest tappa meie maja ukse läheduses. Ja arvatavasti see, mis minuga toimub, see iseloomustab väga hästi ka seda, mis toimub kaasajal Venemaal. Kui sina oled Putini vastu, kui sa oled aktiivne tema vastane, kui sa ei ole vait, ei ole temaga nõus, ei ole nõus tegema seda, mis partei nõuab, siis kasutatakse sinu vastu kõiki mehhanisme. Juriidilisi, sinu arved arreteeritakse, sinu vara konfiskeeritakse, sind hakatakse jälitama, sind vahistatakse, pannakse vangi. Selline on olukord inimõigustega Venemaal praegu. Loomulikult ma ei räägi midagi uut. Aga minu meelest on väga oluline rõhutada, et repressioonide all on Venemaal mitte ainult teatud auditooriumit omavad inimesed, mitte ainult poliitikud ja sõltumatud ajakirjanikud, vaid üldse inimesed. Igal inimesel, kellel on arvamus ja kes tahab midagi aktiivselt teha, ta satub põlu alla. See puudutab ka välismaa agente. Kui vaatate seda nimekirja, seal on tuntud inimesi, aga ka Tsentr Rassinjad. See on keskus, kes ei ole mingeid miitinguid korraldanud, kes on lihtsalt naiste õiguste eest võidelnud, koduvägivalla vastu võidelnud. Seal on palju selliseid organisatsioone, kes on inimeste kaitseks välja astunud, kes ei ole poliitilised, aga nad on olnud kodanikuühiskonna koordineerivateks keskusteks. Tegelenud probleemidega, mida valitsus kas üldse valitsus pole nendele probleemidele tähelepanu pööranud või ignoreerinud neid. Seetõttu loomulikult põhiline vaenlane valitsuse jaoks on kodanikuühiskond seetõttu. Jah, kui inimene tahab vägivalla vastu võimelda, koduvägivalla vastu võidelda, valimistel osaleda, siis juba võim peab teda oma vaenlaseks. Mina oleks nagu hääl Venemaalt, ma tahaks seda esindada. Meie oleme esindanud mitte Putini Venemaad,
Venemaad, kes on sõja vastu, inimõiguste eest võitleb, seisab inimväärikuse eest. Ma tahaks, et meie hääl kõlaks valjemalt ja suur tänu konverentsi organisaatoritele, et te andsite mulle võimaluse siin üles astuda. Aitäh! What is the situation? Nüüd vaatame, kuidas meil olukord on Mihhail Savvaga. Yes? Мы сделали это. We've done it. Tundus, et saime hakkama. Go ahead. Palun, Mihhailo. Tere päevast, head kolleegid. Ma olen tänulik organisaatoritele kutse eest nii lugupeetud platvormile. Olen tänulik ka Eestile inimestele Ukraina toetamise eest selles võitluses. Kui Ukraina oleks okupeeritud, siis inimõigused sellel suurel territooriumil lihtsalt kaoksid. Neid ei oleks. Ma ütlen seda mitte kui professor, aga enda isikliku kogemuse alusel. Ma olen üks nendest sõjakuritegude dokumenteerijatest ja see töö algas minu jaoks 3. märtsil eelmisel aastal, kui minu silmade all Žõtomõri maanteel Kiievi lähedal tulistas Vene jalaväe lahingumasin 2 tsiviilautot inimestega. Jõudsime pildistada seda, mis alles oli jäänud. Seal hukkus 6 inimest. Ainult sellepärast, et autodes olid inimeste jalad, võime öelda, et need olid 2 last ja 2 meest ja 2 naist. Siis tuli järgmine kolonn ja isegi neid jälgi enam ei jäänud. Sellepärast ütlen veel kord, Ukraina võit on inimõiguste tagatis Ukrainas. Ma tahaksin rõhutada, et see sõda on loonud uued väljakutsed. Ta on loonud sellised probleemid, mida ei olnud varem. Ja ta on tugevdanud neid probleeme, millised juba eksisteerisid inimõiguste kaitse valdkonnas. Nende uute probleemide lahendamine nõuab meilt väga selget, väga tugevat koordineerimist. Koordineerimist nii õiguskaitsjate poolt, riigi õiguskaitse poolt ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, sellepärast et ükski nendest osapooltest ei suuda probleemi üksi lahendada. Ma tahaksin praegu öelda mõningates probleemides koostöös, mis on meil tekkinud. Ma räägin sellest konkreetsete näidete põhjal. Näiteks Ukraina territooriumi deporteeriti Venemaale umbes 2 miljonit inimest, rohkem isegi kui 2 miljonit. Need inimesed kuuluvad 2 gruppi. Esimene grupp, need on need, kes olid vangi võetud okupeeritud territooriumitel ja vangistatud. Selliseid inimesi on umbes 2500. Neid hoitakse eeluurimisvanglates, kolooniates ja neid hoitakse ilma mingi aluseta. Nad ei ole võitluses osanejad, nad on tsiviilelanikud. Nad ei hoidnud relvi käes. Aga nagu kirjutavad Vene ametnikud, neid on vangistatud, sest nad töötasid vastu nii-öelda spetsiaalsele erioperatsioonile. Humanitaarõigus ei näe ette sellist vangistamise põhjust. Aga Vene võim ütleb, et need inimesed on sõjavangid. See on otsene vale. Aga selline rahvusvaheliste humanitaarõiguste rikkumine Venemaa poolt ei ole kutsunud esile maailmas mingit pahameelt. Paljude riikide valitsused on peaaegu et nõus sellega, et Ukraina tsiviilelanikke peetakse sõjavangideks. Ja on nõus sellepärast, et me ei ole kuulnud ühtegi protesti selle vastu. Me ei näe survet Kremlile selleks, et need tsiviilelanikud, ukrainlased oleks vabastatud. Veel üks probleem on seotud deporteeritud isikutega. Need on inimesed, kes ei olnud vangistatud. Nad on Venemaal ja nad tahavad kas tulla tagasi Ukrainasse või sõita välja Venemaalt Euroopasse. See on nende õigus. Nad on Ukraina kodanikud.
Neil on mitte palju teid, kus kaudu pöörduda tagasi. Üks tee on Eesti piiride kaudu või üle Läti piiri. Palju inimesi valivad just need teed. Ja piiridel nad puutuvad kokku paljude probleemidega, kaasa arvatud inimõiguste rikkumistega. On selline suur probleem nagu ametnike oma võimu alusel mitte maale laskmine. Vahel piirivalve ütleb ära inimestele, kellel on Ukraina kodakondsus, Eestisse sissesõidu ja need alused äraütlemiseks on vahel väga imelikud. Näiteks väga kaua inimene on liiga kaua olnud Venemaal. Miks ta ei ole varem välja sõitnud? Ära öeldud. Sellel inimesel on niinimetatud Donetski rahvavabariigi pass ära öeldud. Mingitel juhtudel on ära öeldud ka lihtsalt. Sellepärast, et nagu ei oleks alust, et sisse sõita. Aga kinnitan veel kord, neile inimestele riigipiir, Eesti-Läti riigipiir on ainuke viis. Mõned kuud tagasi kodanikuõiguste keskuse juht Lesja Maltovitšuk saatis kirja Eesti piirivalveametile. Ta kirjutas nendest probleemidest. Me olime valmis efektiivseks koostööks või kommunikatsiooniks. Me oleme konstruktiivsed. Me oleme mõistlikud ja me saame aru, mis on inimõigused. Ja me teame väga hästi, mis on turvalisus. Aga me saime vastuse, mida ma hindan nagu lihtsalt formaalne. Me praegugi oleme valmis konstruktiivseks koostööks. Ja märtsi 3. nädalal oleme me välja kuulutanud avaliku online diskussiooni inimõiguste kaitsjatele teemal, kuidas ületada riigipiiri. Ma pean silmas, me hakkame rääkima probleeme, millega on kokku puutunud inimesed, kes tulevad tagasi Ukrainasse, Venemaalt läbi Läti ja Eesti. Me oleksime rõõmsad või meil oleks hea meel, kui Eesti partnerid, kolleegid ja sõbrad võtaksid osa sellest üritusest. Veel kord, me oleme valmis kommunikatsiooniks. Me peame ühiselt kaitsma inimõiguseid. Ja veel üks suur probleem on seotud just koostööga ja see on rahvusvaheline Punane Ristikomitee. Paljud inimesed, keda peetakse kinni Venemaal, neid piinatakse. Venemaa sotsiaalmeedias on tihti ukrainlaste pildid ja me monitoorime neid ja me näeme neid fotosid ja me näeme, et inimesi peksti hiljuti. Me näeme värskeid vigastusi. Vaieldamatult praegu ainult Punane Rist võib kontrollida ukrainlaste kinnipidamistingimusi Venemaal. Vaieldamatult Venemaa riik ei lase ka Punast Risti igale poole juurde, aga Punane Rist ka ei proovi väga ja ei nõua väga, et oma tööülesandeid täita. Palju humanitaarprobleemid, mis on seotud Venemaa ja humanitaarabiga, ei saa lahendatud, kui ei ole määratud teisi riike kaitseid, mida võib määrata Punane Rist. Ma meenutan, et just Punane Rist saab initseerida sellise protseduuri, et määrata nii-öelda kaitsemaad, aga ma ei tea, et oleks selliseid samme tehtud. Ehk siis on vaja väga aktiivne ja väga efektiivne kommunikatsioon riikide vahel ja rahvusvaheliste õiguskaitseorganisatsioonide vahel ja et nemad kommunikeeriks Punase Ristiga, mis on siiani väga kinnine organisatsioon ja see ei vasta enam nende probleemide suurusele, mille me peame koos lahendama. Me näeme suuri probleeme mittevastavuses rahvusvahelisele humanitaarõigusele tänastes tingimustes. See sõda on näidanud, et Genfi konventsioon, mille kunagi kirjutasid gentlemanide jaoks, töötavad väga halvasti. Seal ei ole kontrollimehhanisme, seal ei ole mehhanisme sanktsioonidest, seal on väga palju vananenud. Aga 1949. aastal ei olnud ju veel e-posti ja sellepärast ei lasta näiteks suhelda vangistatud isikutel ka e-postiga.
Kodanikuõiguste Keskus on ellu kutsunud ekspertide grupi selleks, et rahvusvahelist humanitaarõigust reformida. See on väga ambitsioonikas ülesanne, aga seda on vaja teha. Ja me oleme õnnelikud juhul, kui meie Eesti kolleegid ühinevad meiega. Suur tänu tähelepanu eest. Elagu Ukraina! Дякую, Михайло Савва. We will get back to this problem. Suur tänu, me hakkame rääkima nendest probleemidest natuke hiljem veel edasi ja praegu annaksin sõna Marko Mihkelsonile, kes esindab siis Euroopa või siis Balti lähenemist ning me oleme harjunud ka sellega juba, et Balti riikide suhtumine on märksa konkreetsem kui selline üldine euroopalik lähenemine. Aitäh selle väga olulise ja väga huvitava põneva konverentsi korraldajatel kutse eest siin esineda, et ei ole lihtne rääkida nendel teemadel tegelikult ja nagu me hea Ukraina kolleegiga kuulsime, siis see lugu, millest ta alustas seal Žõtomõri maanteel, neid võib olla täna tuhandeid, kümneid tuhandeid lugusid. Ka mina, kui ma eelmine nädal olin Ukrainas, käisin mitmes piirkonnas, kaasa arvatud ka väga lähedal siis rindejoonele Lõmani kandis ja kui ma suhtlesin mind saatnud kaitseväelastega, Ukraina kaitseväelastega, siis need juhtumid, need lood, mida nad rääkisid, kui nad olid vabastanud Ukraina külad, linnad, kui nad nägid vägistatud ja tapetud lapsi, üles poodud, käed selja taha seotud lapsed enne seda tapetud ja mul on endal tõesti siiamaani need pildid justkui jooksevad silme eest läbi, mida sealt kuulsin ja mis on tegelikult sisimas teinud nende samade võitlejatega, seda kurjust ja vägivalda nähes, mis sama kurjuse impeerium, mis siit on vaevalt 200 kilomeetri kaugusel, meile kõigile tegelikult ähvardavalt peale surub. Et selle tõttu, Artjom, nagu sa ütlesid, loomulikult Eesti inimesed ja ka Balti riikides inimesed teavad, mis võib selle sõja mõju olla, kui see sõda ei lähe nii, nagu me tahame. See sõda kaugeltki ei ole veel lõppenud, aga kindlasti on see maailma muutev sõda. Nagu Ukraina esineja ka ütles, siis me näeme, et rahvusvahelise õiguse nii mõnedki väga olulised klauslid, mis peaksid kaitsma tsiviilelanike sellises sõjalises olukorras või sõjaolukorras, nagu see on praegu Ukrainas, need ei tööta. Need ei tööta sellepärast, et seesama kurjus, mis sealt ida poolt peale surub, tahab kehtestada oma õiguse. Tahab kehtestada selle, nagu ka Ljubov enne kirjeldas, et kehtib ainult üks sellesama autoritaarse võimu tahe karistamatult korraldada elu selliselt, et õigus põhimõtteliselt ei kehti. Või õigus on ainult otsustada inimelude üle nendel, kes on võimul. Ma arvan, et tegelikult me peame kõik peeglisse vaatama ja mitte ainult osundama ühele persoonile, sellele samale sõjakurjategijale Putinile, keda ootab kindlasti karistus selle eest, mida tema ja tema kamarilja on seal korda saatnud nii Venemaal kui naabrite kallal. Ja kui seda ei juhtu, siis loomulikult me peame olema valmis veel hullemateks sündmusteks ja arenguteks. Ma arvan, et peeglisse me peame vaatama ennekõike selle läbi, et me oleme mitte ainult viimase 10-20 aasta jooksul, aga ka kaugelt pikem aja jooksul uskunud, lootnud või petnud, loonud illusioone sellest, et see kurjuse impeerium on kadunud koos oma jõhkruse ja hävitava jõuga. Ma arvan, et juba see, kuidas me vaatasime kõik läbi sõrmede esimese Tšetšeenia sõja ajal nendele meeletutele ohvritele, sellega, mis saadeti korda sellesama jõu poolt, kes teostab siis genotsiidi Ukrainas. See oli tegelikult lihtsalt üks esimesi episoode peale Nõukogude impeeriumi lagunemist. Üks esimesi paljudest episoodidest.
ja need reageeringud tegelikult, mis olid väga pehmed ja nagu ma ütlesin, läbi sõrmede vaatavad, illusoorselt uskudes, et Venemaa muutub, siis need lõid tegelikult pinnast sellele, kuhu me tänaseks oleme jõudnud. Ma arvan, ma olen väga paljudel kordadel kasutanud Anna Politkovskaja tsitaati, kes samuti käis Tšetšeenia sõda kajastamas, teist Tšetšeenia sõda, ja kui ta kirjutas nullindate aastate alguses, et tegelikult 37. aasta juba on jõudnud Venemaale. Jah, ta on veel Tšetšeenias, aga ta jõuab varsti ka Moskvasse, ta jõuab varsti ka Peterburi. Siis paljud ei uskunud seda, et see nii võimalik on. Täna on see reaalsus. Eile, kui kohtusime Riigikogus Vladimir Karamurza abikaasa Jevgeniaga, Vladimir, kes on mu hea sõber, kellega ma viimati kohtusin 6 aega enne seda Ameerika Ühendriikides, kui ta Venemaal arreteeriti, siis ka tema saatus on täna meile kõigile peegeldab seda nii-öelda olukorda selles samas kurjuse impeeriumis, mis ei ole muutunud aastakümnete jooksul. Just nimelt see, et karistamatus on olnud ennast taas loov ja kahjuks ei ole olnud ühtegi ka võimalust varasemalt võib-olla sellele kurjusele selgelt vastu astuda. Ukrainlased on seda teinud. Keegi ei uskunud aasta tagasi, 24. veebruaril, et Ukraina suudab ellu jääda. Mäletame, mida ka mitmed lääne luureteenistused ütlesid, et 2 nädalaga on Ukraina iseseisva riigina purustatud. Täna on varsti aasta möödas sellest ja kuigi ma nägin väga suurt kurnatust Ukraina kaitseväelaste hulgas, väga kõrget hinda, mida nad iga päev maksavad selle nimel, et Ukraina jääks riigina alles ja Ukraina rahvas jääks riigina alles, ja lõpuks ka meie jääksime alles, siis nendel on ainult üks eesmärk. Alternatiivi pole, loomulikult tuleb see sõda võita. Aga see sõda tuleb võita ka selliselt, et see, mis teemadest me täna siin räägime, inimõigused, õiguse nii-öelda karistamatuse sündroomi lõplik hävitamine Venemaal, see peab olema selle sõja lõpptulemus muu hulgas. Aitäh! Aitäh, Marko Mihkelson. Now I'm going to... Suur tänu, mul on nüüd mõningad küsimused teile ja pärast seda paneeli osa loodetavasti jääb meile ka aega selleks, et võtta publikult küsimusi. Nii ma alustan siis kõigepealt Aljona Lapsionakiga ning ma tahaksin esitada küsimuse vene keeles, sellepärast et see on küllaltki keeruline ja ma kardan, et küsimuse mõte võib tõlkes kaduma minna. Ma esitan nüüd vene keeles küsimuse, et oleks paremini aru saada. Mina arvan, võib-olla ma eksin, aga Valgevenes seoses Vene-Ukraina sõjaga on teatud paradoksaalne olukord. Ühelt poolt on ju selge, Lukašenko on fašistlik diktaator, pole mingeid küsimusi selles. Kõik see, mis toimub praegu Venemaal või vähemalt väga palju sellest, mis Venemaal toimub, seda on ära juba proovitud kuskil Valgevene vabariigis teatud eksperimentidena. Ja loomulikult Lukašenko täielikult sõltub Putinist ja moraalselt toetab teda kõiges. Aga siiski on üks nüanss. Kui rääkida nüüd sõjast Ukrainaga, Lukašenko saab suurepäraselt aru, et kui ta hakkab Venemaad lõpuni toetama, siis see tähendab täielikku tema režiimi destabiliseerimist, sest Valgevene rahvas kindlasti suures enamuses ei taha mingit sõda Ukrainaga. Ma arvan, et ka Valgevene armee ja sõjavägi sugugi ei taha muutuda Putini kahuri lihaks ja Lukašenko saab sellest väga hästi aru. Ja loomulikult, et ta püüab vastu seista viimse võimaluseni, et
Valgevenet ära hoida Ukrainaga avaliku konflikti sattumast Putini poolel. Ehk see sõjavastane päevakava Valgevenes on tegelikult Lukašenkale kasulik. Ja nüüd loomulikult see on selge, et Lukašenko põhiline eesmärk on ükskõik mis võtetega jääda võimule. Aga antud juhul võimule jäämine on ka sõjavastane tegevus. Aga kuidas praegune Valgevene režiim vaatab seda Valgevene sõjavastasust? Poolest ma vastan ikkagi valgevene keeles. Tõepoolest see, mis te ütlesite, oli kõigepealt proovitud Valgevenes, Valgevene rahvaga. See, mida esimeses paneelis rääkis Novaya Gazeta redaktor, see kõik oli proovitud ja läbi käidud Valgevenes juba palju-palju varem. Kui väga palju inimesi käis läbi piinamiste ja peksmiste kinnipidamisasutustes. Ja siis ka Punane Rist ei ole sinna läinud ja ka ütlesid, et ei saa tunnistada seda, sellepärast, et Punane Rist on Valgevenes, on organisatsioon, mis teeb koostööd riigiga. Ametnikud, kes töötavad riigis, riigi peale, näiteks aseminister, tervishoiu aseminister on samas ka Punase Risti asutuse juures. 2020. aastal Valgevenes kodanikuühiskond nendes mastaabides, et tal tekkis võimalust oma maal muudatusi luua. Aga Lukašenka selja taga on alati olnud Putin. Ja kõik need protsessid, mis Valgevenes toimusid, inimeste mahasurumine ja kõik see ei alganud ju tool aastal. Kogu Valgevene ajalugu on poliitvangide ajalugu ja reaalpoliitika ajalugu. Kui kõik oli ostetud ja vahetatud rahaks, poliitvangid ja nii edasi. – 2020. aasta protest on olnud üsnagi idealistide protsess, romantiline mõnes mõttes. Ja kui inimesed sattusid vanglatesse, hakkasid välismaale pagema, iseseisvad, vaba meedia läks kinni, mitteriiklikud organisatsioonid hakati kinni panema. Tundus, et terve maailm vaatas sel hetkel Valgevene poole. Ali uhõti moment, kui protestid olid peaaegu et juba maha surutud. Kui algas rünnak Ukraina vastu, oli tänavale tulnud korraga 1500 inimest, see oli nagu uus hingamine. Ja on olemas ka ühiskondlik kokkulepe, et Vene nafta müügi eest meie maksame teile pensioni. Ja on olemas ka teatud punased jooned, mida ei tohi ühiskonnas ületada. Ja on olemas osa opositsioonist, mis on üsnagi marginaliseeritud.
ja rahvas aktsepteeris sellist mängu. Aga aastal 2020 inimestel tekkis usk, et kõik on võimalik muuta. Aga selle asemel nad said sõda veel suurema katastroofi. Tänaseks selliseid proteste Valgevenes enam ei ole. Tõesti, kui vaadata seda, mis toimub, aga samas iga päev käivad kohtuprotsessid ja inimesi vangistatakse jätkuvalt. Ja kõik on läinud internetti. Inimesi arreteeritakse terrorismi eest ja ekstremismi eest, aga reaalsuses on kõik smailid ja kommentaarid. Laulja peale 4 kuud vangistamist tuli välja. Tema oli arreteeritud kontserdi ajal. Minski kesklinnas toimus kontsert, kus on kohvikud ja vaba ajaveetmine koht. Teda aresteeriti selle eest, et tema esitas Okean Elsi laulu, Jussis ukrainakeelse laulu. Ta veetis 30 päeva administratiivset aresti ja siis tuli ka kriminaalmenetlus. Järgmisena tuli baari, kus ta esitas seda laulu. Ja ka baari omanik hetkel on vangistuses. Nii et protest on olemas, aga ta ei saa tänavale tulla, sest iga sõna, iga ei-sõnale sõnakasutus, Ukraina lipp ei, Slava Ukraini ei tohi, mitte midagi ei tohi, aga protest on olemas. Sest iga inimene ihaldab vabadust, ta on südames. Ja valgevenelased ihaldavad koos ukrainlastega seda vabadust. Ja te võib-olla teate, et Ukrainas on olemas Valgevene polk, Valgevene sõjaväeüksus, Kalinovski üksus. Seal on vabatahtlikud Valgevenes. See on ka üks viis, kuidas näidata, et valgevenelased on Ukraina poolt ja diktatuuri vastu ja ihaldavad seda, et karistatakse diktaatoreid ja agressoreid. Alyona Lapshonak. And now, Mikhailo, the next question. Ja järgmine küsimus on teile. Te rääkisite juba nendest probleemidest, millega seisavad silmitsi ukrainlased, kes on küüditatud, kes on väljaspool oma riigi piire, kes on okupeeritud aladel, loomulikult Ukraina ajutiselt okupeeritud aladel, aga minu küsimus puudutab sõjavange. Ukraina sõjavangide kohta teatakse väga vähe. Kas teie organisatsioon või mõned teised organisatsioonid Ukrainas jälgivad olukorda, mis on sõjavangide olukord? Kas on mingit võimalust nende õigusi kuidagi kaitsta? Selle põhjal, mis ma näinud olen, see olukord on kohutav. Inimesed ei ole kuude kaupa ühtegi puuvilja söönud, inimesed näevad välja, aga neid on pekstud, nad nälgivad. Kas on mingeid vahendeid, mille abil saaks leevendada seda meeleheitlikku olukorda? Tänud, Artemi.
See on väga tähtis küsimus. Ja ma vastan nii, et jah, on küll olemas organisatsioonid, kaasa arvatud inimõiguste vabaduste organisatsioon, mis tegeleb monitoorimisega. Me teame rohkem kui 70 kohta Venemaal, kus hoitakse vangistatud Ukraina sõjavange. Meil on mitu allikat informatsiooni, need on inimesed, kes on Ukrainasse tagasi tulnud. Need on Venemaa õiguskaitsjad, kes on ennast salgavad inimesed ja riskivad, aga aitavad Ukraina sõjavange. Ja see on ka informatsioon avalikest allikatest. Ja ma võin öelda, et on olemas süsteemne probleem Ukraina sõjavangide õiguste rikkumisega. See ei ole mitte eraldi juhtumid. Need ei ole mingid täideviijate eksessid, see on tõesti süsteemne probleem, mis on loodud Kremli metodoloogia alustel. Näiteks Ukraina sõjavange sunnitakse laulma vene hümni ja vene laule. On spetsiaalne nimekiri, kus on sellised read näiteks. Ono Voova, me oleme sinuga. Ma nimetan seda enda jaoks laul Jumala põlgajatele. Milleks nad seda teevad? Selleks, et murda inimene psühholoogiliselt. Peale seda on ka piinamised. Kasutatakse ka elektrošokki. On süsteemne peksmine. Ja on väga vähe instrumente selleks, et peatada seda. Nagu ma juba ütlesin, Punane Rist ei eksisteeri igal pool ja teda ei lasta ka juurde paljudesse kohtadesse. Vene õiguskaitsjaid ja advokaate samuti väga tihti ei lasta vangide juurde, et nad vähemalt näeksid, mis inimesega toimub. Venemaa peidab informatsiooni sõjavangide kohta. Sellepärast peamine instrument, et neid inimesi kaitsta, mida ma praegu näen, see on, et nimetada nii-öelda kaitsev maad või hoolekandjad maad. See on samm, mida ei ole tehtud praegu. Ja initsiatiiv peab tulema rahvusvahelise Punase Risti komitee poolt. Okay, so it looks like tundub, et rahvusvaheline Punane Rist on üks põhilisi organisatsioone, mida süüdistada. Nii et Putin ja Kreml on kõige hullemad ja Punane Rist on siis teisel kohal küll kaugel maas. Sellest on kahju. Aga Mihhail, kas te üritate mingit koostööd teha Punase Ristiga või teiste sarnaste suurte hargmaiste organisatsioonidega? Vaieldamatult. Me proovime midagi teha. Ja praegu tegeleme sellega, et mõjutada Punast Risti. Selleks, et ta hakkaks rohkem aktiivselt ja efektiivselt täitma oma kohustusi. Meie jaoks on väga tähtis rahvusvaheline toetus. Meie jaoks on tähtis vaatamata sellele, et Punane Rist on väga kinnine organisatsioon, et riikide valitsused ja poliitikud, et Europarlamendi saadikud tõstatakse küsimust ja suhtleksid Punase Risti komiteega. Ja viiksid neile kohale, et nad peavad töötama rohkem sihikindlalt, aktiivselt ja nõudlikult efektiivselt. let it be. Las ta jääda. Liuba, küsin teilt. Vene keeles. Ma esitan vene keeles küsimuse. Nagu on hästi teada, kõik traditsioonilised, respektaablid Venemaa õiguskaitseorganid on sõna otseses mõttes laiali pekstud. Neid enam praktiliselt ei ole. Näiteks Moskva-Helsingi grupp, Memoriaal,
küsimus, kas nende asemel on midagi tekkinud või tekkimas? Kas on mingeid perspektiive, et midagi uueneb, et inimõiguste kaitse hakkab uuenema Venemaal? Suur tänu küsimuse eest. Aga juba täna oma sõnavõtu alguses ma ütlesin, et tegelikult mitte mingit suurt koordinatsiooni, massilist koordineerimist Venemaal kodanikuühiskonnas Putini praegusel Venemaal ei ole võimalik. See on lihtsalt jõustruktuuride nii-öelda jalamatt. Seetõttu kahjuks Venemaal luua mingit uut õiguste kaitseorganisatsiooni, mis ei oleks Putini linnukese pärast tehtud. Kahjuks ei ole see võimalik. Tegelikke organisatsioone pole võimalik luua. Mis puudutab seda, kas on Venemaal inimesi, kes praegu aitavad teisi, kes püüavad mitte ainult iseenda peale mõelda, vaid mõelda nendele inimestele, kellel on hullem olukord. Jah, neid on. Inimesed aitavad üksteist. On nii-öelda eneseorganiseerumine, see toimub kõikides Venemaa regioonides, aga need on niisugused pisikesed ringikesed, aktivistide punktikesed, aga sellist organisatsiooni nagu oli Memorial, seda ei ole võimalik luua. Aga see ei tähenda, et inimesed istuks käed süles. Nad aitavad üksteist. Näiteks ma tean, minu sõbranna töötab sellistes nii-öelda partisani ringikestes, kes aitavad ukrainlasi, kes on ebaseaduslikult Venemaa territooriumile välja viidud. Ja muidugi minu sõbranna saab ka aru, kui nad mingisuguse interneti lehekülje loovad, tahavad ennast organiseerida, registreerida inimõiguste ja kaitseorganisatsioonina, siis on selge, et need inimesed arreteeritakse ja represseeritakse. Nii et praegu see niisugune kaitsetegevus on täiesti pihustatud, aga see on tegelikult partisani võitluse tase. Jah, loomulikult. Venemaal eksisteerib ammune ja mõningatel juhtudel vägagi heal tasemel näited ka põrandaalusest tegevusest. Näiteks need narodnikute liikumised, esseerid, ka bolševikud, kes said ka põranda alt välja ja võtsid võimu. Mind huvitab, miks praegusel poliitilisel Venemaal üldse ei räägita mingist põrandaalusest võitlusest. Miks on ainult 2 alternatiivi? Kas sind pannakse vangi või sa lahkud Venemaalt? Aga põrandaalune tegevus, underground. Võib-olla ma ei saanud päris hästi küsimusest aru, aga protesti saab väljendada erinevates vormides. Ma täpselt ei saa vastata, sest keegi ei tea täpselt, mis toimub, aga ma olen näinud sõltumatutes ajakirjanduskanalites, et sadade kaupa on pandud põlema sõjakomissariaate. Ehk üksikud inimesed, üksikud väiksed ringid ei suuda vaadata pealt rahulikult seda, mis Ukrainas toimub, mismoodi mobilisatsioon Venemaal toimub ja inimene lihtsalt niimoodi läheb ja paneb sõjakomissariaadi põlema. Varem seda isegi mõttes ei oleks olnud võimalik Venemaal. Mõned, ma tean, paljud noored Venemaa tüdrukud feministlikest liikumistest, nad räägivad, nemad ei hakka sõjakomissariaate põlema panema, aga näiteks kirjutame mingeid plakateid, vahetame hinnasildid ära poodides ja tõesti praegu üks neiu Saša istub Peterburis vangis selle tõttu, et hinnasiltidele ta kirjutas väikseid teateid selle kohta, mis Ukrainas toimub.
ehk erineval määral. Keegi aitab infoga, näiteks sõltumatud ajakirjanikud, kes pidid Venemaalt lahkuma, Dmitri Muratov rääkis sellest põhjalikult, meie meeskond. Enne sõda meie tegevus puudutas korruptsioonivastast tegevust, siis praegu meil on otse eeter, me pidevalt salvestame videos, väga suur auditoorium on meil just nimelt Venemaal, me tahame Ukraina kohta tõde edastada ja me tahame ka uudiseid edastada, me anname võimaluse mõtteid avaldada inimestel, ehk pingutusi on erinevaid, aga Venemaalt koordineerida ja luua mingit suurt organisatsiooni, Venemaa terve võimumehhanism töötab selle vastu. FSB ja kõik sõjaväestruktuurid, politseinikud ja igasugused jõustruktuurid, need on väga palju. Nad istuvad ja monitoorivad ka seda, mis internetis kirjutatakse. Näiteks üks poiss pandi vangi selle tõttu, et ta Telegrami kanalist mingi pisikese uudise lõigu kirjutas. See oli sõjavastane ja ta sai koloonias, pandi istuma kolooniasse. Nii et need struktuurid kogu aeg monitoorivad kogu informatsiooni. Väga palju on agente, kes pidevalt jälgivad, mis toimub inimeste vahel. Selge on see, et on arusaam kõikidel inimestel, kes kriitiliselt mõtlevad ja saavad aru, mis toimub tegelikult Venemaal, et on vaja midagi teha, midagi otsustavat ette võtta, aga teha on seda kõike väga keeruline, raske, sellepärast, et kogu oma valitsusaja Putin on ainult mõelnud sellele, kuidas pikemalt võimul püsida ja jääda elu lõpuni võimule. Jah, selge. Venemaal on seda kõik raske teha, aga väike küsimus veel lõpuks. Kuivõrd on võimalik ja kuivõrd efektiivne on täita mingeid õiguskaitse küsimusi Venemaal, olles ise välismaal? Ja kas on mingeid instrumente, mis võimaldavad ka nagu hinnata sellise töö efektiivsust välismaal olevate aktivistide seas? Nende instrumentide üle peaks mõtisklema. Mina ei ole kunagi tegelenud mingite monitooringute ja hinnangute andmistega ja efektiivsuskriteeriumitega. Aga mis puudutab seda, kas tasub ja kas on võimalik, aga mis siis üldse üle jääb? Me peame tegema seda, mis meil võimalik on ja mida me oskame ja mis on meile hingelähedane. Ja kui sa suudad millegagi aidata, isegi olles välismaal, see on oluline. Ma tean, et on neid venelasi, kes on ammu juba välismaal elanud. Nad lihtsalt kirjutavad poliitilistele vangidele kirju, et neid toetada. Ja otsivad ka võimalusi, et kanda üle raha poliitiliste vangide peredele, kuigi see panga ülekanne on väga keeruline tänapäeval. Ehk paljud inimesed ei istu passiivselt. Kui sul ei ole suurt auditooriumi sotsiaalvõrgustikus, sa võid kirjutada ikkagi kirja kuskile kellegi toetuseks, korjata raha mingite kaitsjate heaks. Tee siis seda, peamine on see, et sa ei oota, vaid tegutsed. Kõik sõltub sellest muidugi, millised on konkreetse inimese võimalused ja oskused. Aitäh! Marko. Nüüd anname sõna Markole. Eesti on suurepäraseks eeskujuks, kuidas tõhusalt, poliitiliselt ja sõjaväeliselt toetada Ukrainat. Ma leian, et Eesti on see riik, kes on eeskujuks teistele ja kogu Euroopa jälgib, mida Eesti teeb ja siis üritavad matkida seda, mida Eesti teeb. Aga me räägime siin pealiselt poliitikast ja sõjaväelisest tegevusest, aga kuidas on inimõigustega? Kas Eesti valitsus
midagi ka inimõiguste valdkonnas teeb? Aitäh tunnustamast Eesti tegevust tõepoolest, et seda kõikjal ka Ukrainas on tunda ja Ukraina inimestel teada, kui palju Eesti nii riigina kui rahvana panustab sellesse, et see võit saabuks võimalikult kiiresti ja et need, kes selle sõja tõttu praegu kannatavad, saaksid abi. Et kui sa küsid, et mida Eesti teeb ka sellises humanitaarabi valdkonnas, siis tegelikult need nii projektid kui vabatahtlik tegevus tegelikult on väga silmanähtav ka praegu koha peal, mitte ainult siit Eestist organiseerituna. Et kui ma Ukrainas käisin, siis mu üks soov ja eesmärk oli ka kohtuda Eesti vabatahtlikega, kes abistavad ukrainlasi ka rindepiirkonnas ja no ma pean ütlema, et üks võib-olla tuntumaid Eesti üldse vabatahtlikke praegu Ida-Ukrainas hüüdnimega Harri Est on reaalselt Ukraina sõdurite ebajumal, kelle kaudu on viimase aasta jooksul liikunud abi Ukraina nii-öelda kaitse eesliinile umbes $24 miljoni ulatuses. Ja see kõik abi on kohale jõudnud ja see on hädavajalik, sest eriti vajalik ka situatsioonis, kus kohas need, kes Ukrainat kaitsevad, seal samas eesliinil ka selle abi kätte saavad. Nii et eestlased on tegevad seal väga aktiivselt ja see panus kindlasti ei vähene. Nüüd see võib-olla teine pool, mis puudutab ka seda tegevust, mida me siin kodus teeme, siis me ei maksa unustada, et alates veebruari lõpust, märtsi algusest eelmisel aastal on ju Eestisse tulnud kümneid tuhandeid Ukraina põgenikke. Need numbrid ulatuvad seal ümmarguselt 60 000 ringi. Loomulikult selle ajaga on nii mõnedki kas tagasi pöördunud või ka Eestist edasi liikunud, aga arvestades Eesti rahva arvu 1,3 miljonit, siis ka selles valdkonnas see abi, mida nii meie inimesed kui riik tervikuna on andnud, nendele on märkimisväärne. Jah, loomulikult Eestisse on Ukraina põgenikud saanud tulla kahel moel, et peaasjalikult sõja algusaegadel tuldi läbi Poola lõunast, läbi Läti, Leedu-Läti, aga hiljem, eriti eelmise aasta kuskil seal suve teisest poolest ka sagenesid siis Ukraina põgenike tulek ka üle Vene piiri, Venemaalt, peamiselt siis Venemaalt poolt okupeeritud aladelt, Mariupolist, Hersonist, Kahhovkast, Donetski piirkonnast, nii edasi. Ja selles suhtes see töö, mida Eesti piirivalve tegelikult teeb, ma tean neid lugusid loomulikult, kus mis on ka nagu olnud meedias, kus on tagasi nii-öelda saadetud piirilt inimesi, siis olles ise käinud nii Narvas kui ka meie kagupiiril meie piirivalvega nendel teemadel vestlemas ja informatsiooni saamas, siis ma peaks ütlema küll, et selles olukorras, mis meil selles situatsioonis on, siis Eesti Politsei- ja Piirivalveamet teeb endast küll parima, et kõik need, kes reaalselt abi vajavad ja kellel on õigus Eestisse tulla, kaasa arvatud Ukraina põgenik, seda ka teha saab. Mis ei tähenda seda, et loomulikult ka infovahetust näiteks Ukraina vastavate ametivõimudega saab parandada selleks, et ka meie oma riigi suveräänsust ja julgeolekut kaitstes peame päris hästi ikkagi teadma, kes need inimesed on, kes Eestisse tulevad, ennekõike läbi üle Venemaa piiri. Nüüd suhteliselt tundlik küsimus. Mihhail juba rääkis sellest ja te ka mainisite probleeme, millega on silmitsi Ukraina pagulased, sõjapõgenikud, aeg-ajalt, mitte alati, Eesti piiril, näiteks Narva piiriületuspunktis. Aga on ka palju Venemaalt pärit põgenikke, peamiselt mehed,
ukrainlaste puhul me räägime peamiselt eakatest, lastest, naistest. Venemaa põgenike vool koosneb peamiselt noortest meestest, kes üritavad põgeneda mobiliseerimise eest. Inimesed, kes ei taha minna sõtta, ei taha minna kaevikutesse surema ja nii edasi. Ja siin nad on silmitsi piiril teatud vaenulikkusega. Enamik neist on põgenikud, kes soovivad Venemaalt lahkuda ja liikuda kuskile, kus nad saavad tunda ennast ohutult, aga nad saadetakse tagasi. Ja mõnikord üsna rumalate argumentidega. Mine tagasi Moskvasse ja mässa Putini vastu. No, see kõlab nagu anekdoot. See ei ole tõsine argument. Ja isegi ministrid mõnikord kasutavad sääraseid argumente või kõrged ametnikud Euroopa riikides. Et nad ei mõista, et kui nad saadavad 10 000 venelast tagasi keskväljakule meelt avaldama, siis võib-olla 2 nendest reaalselt lähevad sinna. Nii et mida te arvate sellest vastuolust seoses mõne ukrainlasega, aga väga arvukate venelastega? Küsimus, Artjom, et sa seda niiviisi küsid natukene provotseerides ja ma kindlasti pean alustuseks kaitsma ennekõike Eestit kui õigusriiki ja meil on suur õnn tegelikult olla siin, nagu ma ütlesin, 200 kilomeetrit sellest kurjuse impeeriumist, olla vaba rahvas ja nautida iga kodanikuna neid õigusi, mis meil on. Ja ma arvan, et ka meie Politsei- ja Piirivalveamet, nii nagu ma ka ennist ütlesin, ma väga kahtlen selles, et see tegevus oleks nii ebaprofessionaalne, nagu sa, Artjom, kirjeldasid. Vähemalt minul on küll kindel veendumus, et see töö, mida meie piirivalvurid teevad nii Narvas, Koidulas, Luhamaal, kõigil piiripunktides, kust siis toimub maismaad mööda piiri ületamine Venemaa Föderatsioonist Eestisse, siis need kriteeriumid, mille alusel, muuhulgas ka loomulikult siis reeglid, mille me oleme kehtestanud kas iseseisva riigina või koos Euroopa partneritega, neid reegleid ka järgitakse. Ma peaks ütlema, et kui ma küsisin just nimelt selle sama nii-öelda võimaliku või ka siis statistika kohta, et kui palju on Venemaalt justkui Eesti piiride suunas liikunud mobilisatsioonist põgenevaid isikuid, siis tegelikult need numbrid ei ole üldse suured. Ei ole suured ilmselt mitmel põhjusel. Esiteks teadmine tõesti, et Eestisse ei ole võimalik Eesti kaudu piiri ületada juhul, kui tõesti ei taheta siin poliitilist varjupaika paluda turistiviisaga Eestisse ei ole võimalik siseneda, humanitaarkaalutlustel, nagu hästi teada, on see võimalik. Ja seetõttu ilmselt need, kes on siis lootnud abi saada mobilisatsioonist põgenemise eest, on liikunud Dubaisse, on liikunud Tbilisisse, on liikunud mitmel poole mujale. Kui ma olin Dubais eelmise aasta kevadel, siis sinna oli tolleks hetkeks kogunenud päris palju Venemaalt inimesi. Ja kui ma küsisin ühe oma hea tuttava käest, hea sõbra käest, kes tegelikult ka on, jagab oma elamist nii Moskva kui Eesti vahel ja kes oli ka parasjagu seal Dubais tollel hetkel, siis ta ütles, et kõik, kellega tema rääkis, olid väga Putini-meelsed venelased. Jah, põgenenud Venemaalt tõenäoliselt selleks, et kaitsta oma vara ja vahendeid, ka seda, et mitte olla mobiliseeritud sõjaväkke, aga see tingimata ei tähendanud seda, et nad oleksid selle režiimi suhtes negatiivsed.
Ma kindlasti olen viimane nende hulgast, kes ütleks, et kogu Vene kodanike, nii et kõik Venemaa kodanikud peaksid üheselt ja kollektiivselt vastutama selle kurjuse impeeriumi tegevuse eest, nagu ma sain aru, ka härra Muratov enne sellest rääkis. Aga fakt on see, et sellisel väikeriigil nagu Eestil tuleb olla väga tähelepanelik oma piiride kaitsel ja ka selles osas, keda me oma riiki lubame ja keda mitte. Aga need, kellel on põhjust karta oma elu ja julgeoleku pärast, ma olen veendunud, et Eestis leiavad nad varjupaiga. Okay, well, of course it's ja tõepoolest, tegemist on väga keerulise teemaga ja ma arvan, et kui me vaatame noorte venelaste väljavoolu Venemaalt, siis me peaksime seda toetama, mitte piirama, sest kui meil on tegemist, iga põgenenud venelane on üks potentsiaalne tapja vähem Ukrainast ja ma arvan, et see on kõige olulisem. Ja nüüd ma tahaksin, enne kui me läheme edasi küsimuste ja vastuste sessiooni juurde, ma tahaksin anda viimase võimaluse Mihhailo Sambale sõna võtta. Ja nagu te teate, Ukraina on meie arutelu keskmes ja see ongi meie jaoks oluline eelkõige. Nii et ma tahaksin, et teil oleks siis võimalus lõppsõna öelda ja võib-olla on teil ka huvitavaid ideid, mida te olete saanud siis meie vestlusest. Nii et palun andke meile teada, milline on olnud teie arusaam, mis on lootus tulevikuks. Suur tänu, Artemi. See on tõesti põhimõtteliselt tähtis küsimus ka minu jaoks. Minu lootus tulevikule on seotud omavahelises suhtes inimõigustest ja turvalisusest. Vahel arvatakse, et turvalisus ja inimõigused on antipoodid või konkureerivad. Või kaasaegses demokraatias võib see olla hoopis teistmoodi. Nad võivad olla mitte konkurendid, vaid partnerid. Ja ma tahaksin rõhutada, et on selline põhimõtteliselt tähtis piir, kust piiratakse inimõiguseid või rikutakse inimõiguseid. Piiramine võib olla ka põhjendatud, avatud, aga inimõiguste rikkumine on alati mitte avalik ja ametnike poolt väärkohtlemine. Põhimõtteliselt tähtis on peatada just nimelt inimõiguste rikkumine. Ma tean ainult 2 alust inimõiguste rikkumiseks. Esimene on, kui õiguskaitsjatel on teine eesmärk. Mitte turvalisuse tagamine, vaid midagi muud. Näiteks nagu FSB-l Putini võimu tagamine. Aga mingi teine alus inimõiguste rikkumiseks võib olla ka mitte professionaalsus. Ja üsna tihti kaasaegsetest demokraatiast näen ma just nimelt mitte professionaalsust õiguskaitseorganite poolt, mis viib inimõiguste rikkumiseni. Ma olen valmis jätkama suhtlemist, mis puudutab Ukraina kodanike õiguste rikkumist, kes proovivad Eestisse tulla, sest seal on probleemid just nimelt inimõiguste rikkumises. Veel kord rõhutan, me oleme valmis dialoogiks, aga tuleviku suhtes ma loodan, et tulevik saab olema suur platvorm ühiseks dialoogiks, mitte sõjaks. Дякую, Михайло. Михайло Сава из Киева. Suur tänu Mihhailo Savale Kiievist ja nüüd on teil võimalus siis esitada küsimusi paneeli liikmetele, kaasa arvatud ka siis küsimusi saate esitada Mihhailo Savale. Ja palun, esitage oma küsimus. Евген Цыбуленко, я преподаю
Jevgeni Tsibulenko, ma õpetan Tallinna Tehnikaülikoolis õigust. Loomulikult oleks parem küsida härra Muratovilt, seda ka hommikul ei antud võimalust esitada küsimusi. Nii et nüüd peaks siis Lubjov vastama Vene opositsiooni eest. Hommikul räägiti väga paljudest numbritest. Mina tahaks veel ühe ametliku numbri välja tuua, mille võib leida Ukraina peaprokuratuuri leheküljel, seal on ka inglise keeles see tekst, seal on tabel, kus kogu aeg uuendatakse infot, seal juures ka Venemaa Föderatsiooni poolt toime pandud kuriteod Ukrainas. Praegu see on 66 845. Need on ainult ametlikult registreeritud juhtumid, sõjakuriteod, mida on Ukraina peaprokuratuur registreerinud ja on okupeeritud territooriumitel ja ka oleme saanud teada inimestelt, kes on pääsenud. Mis toimub okupeeritud territooriumidel, me täpselt ju ei tea. Ainult juba Mariupolis massihauad, mida me oleme näinud, räägivad iseenda eest. Arvatavasti me võiks julgelt 2 korrutada need ametlikud numbrid. Üle 120 000 ametliku sõjakuriteo. Kes seda ellu viib? Kes vastutab? Putin ja temaga Marilja. Aga mitte Putin ega Šaigu, Gerasimov. Nemad ju isiklikult ei ründa, ei varasta, ei tapa, ei pommita maju, infrastruktuuri. Muide, täna on järjekordne pommitamine Ukrainas. Iga nädal, iga päev on see pommitamine. Täna oli 106 raketti välja lastud ja isad, vennad, pojad mobiliseeritud, mitte ainult vanad pensionär naised. Nüüd küsimus. Kas Venemaa opositsioon selle asemel, et rääkida ilusaid jutte tulevikust, ei saaks juba lahendada seda küsimust, desintegreerida Venemaad, luua sõltumatuid riike, territooriume Venemaal ja võtta ette sammud, et nendel territooriumidelt saaks välja viia sõjavarustuse. See oleks ainuke lahendus, sest praeguse imperialistliku Venemaa puhul ta jääb alati agressiivseks riigiks. Ainult need väiksemad Venemaalt lahti kukkuvad tükid saaks Venemaad aidata, sest praegu need inimesed sealt perifeeriast on Venemaa jaoks kahuriliha. Люба, вам был адресован вопрос. Minu arust seal ei olnud küsimus, isegi oli vaid selline emotsionaalne esinemine. Loomulikult esimene osa oli täiesti tõsi, seal kõlasid faktid ja mul on väga hea meel, et need siin kõlasid ja ma ei vaidle vastu, nendele vastu tõesti ei saa vaielda, kuid ma ei tahaks praegu siin esineda nende inimeste osas, kes teostavad kuritegusid. Mina ei ole nende esindaja ja teie kõnes oli väga palju erinevaid allküsimusi, mida tuleks eraldi arutada, kuid ise formuleering ei ole väga korrektne. Jällegi meie süüdistamine selles, et me räägime Venemaa kaunist tulevikust, teid ärritab, aga minu jaoks ja nende inimeste jaoks, kes on jäänud Venemaale või on põgenenud ja
jätkavad Putini režiimi vastu võitlemist, on teatud sümbol. Ja loomulikult meie maa, meie riik peab olema normaalne ja saabki normaalseks ja see annab meile jõudu. Ja meil on olemas konkreetsed programmid ja ka igas konkreetses programmis on erinevad parteid ja neid toovad erinevad parteid ja alati, kui me oleme püüdnud osaleda valimistel, no näiteks Navalny presidendi programmis 2011 olid esimesed punktid föderaliseerimise kohta ja esimesed sõnad kõlasid nii, et regioonid peavad saama iseseisvuse ja oma hääle ja nii edasi ja see oli alati eesrinnas selline suhtumine. Aga mis puudutab Venemaa tulevikku, siis need sõnad tunduvad sellise nagu kurva антивоенных россиян, для людей, которые я могу сказать... naljana, sest et mina olen terve oma elu jooksul võidelnud selle režiimi vastu, mitte mina, minu vanemad ega keegi sugulastel ei kunagi toetanud ei Nõukogude Liidu võimu, ei Putini võimu, aga ma ei tahaks, et inimesed, kes sisuliselt kelle jaoks me tahaksime olla partnerid, kellega koos me tahaksime võidelda diktatuuri vastu. Ma ei taha, et nende inimeste suhtes kõlaksid sellised sõnad, et räägi, et niikuinii teil ei tule midagi välja. Kas sa oled desintegratsiooni vastu? No, milline? See on väga suur küsimus. Ma ei tahaks olla selle inimesena, kes praegu poole minuti jooksul vastaks. Eraldame selle mingisuguse maatükki või selle oblasti või selle regiooni ja selle jätame jällegi alles. Et selliseid küsimusi ei saa siin praegu otsustada. Vastasel juhul mille poolest me erineme Putinist ja selle või selle nagu jagamine, suure Venemaa jagamine väiksematesse osadeks või sellise iseseisvuse andmine regioonidele, see on väga tähtis küsimus ja need tuleb lahendada mitte kiirkorras. Aitäh! On lihtne näha, kuidas Valgevenes võib saada normaalne riik, saada Lukašenkast lahti ja on lihtne näha ka Ukrainat normaalse riigina, et tuleb sõda lihtsalt võita, sõda on läbi. Aga see on väga põhimõtteline küsimus, mille kolleeg tõstatas ja ma kardan, et me ei saanud päris vastust selle kohta. Selleks, et Venemaast saaks normaalne riik, kas Venemaa ei peaks siis lõpetama sellise imperialistliku mõtteviisiga, et siin ei ole tegemist suhtega ainult Venemaa naabritega, mida me näeme siis Putini sõja kaudu Ukrainas, vaid küsimus on ka selles, et Venemaa suhe nende riikidega, mis on Venemaa osad, nagu kahes Tšetšeenia sõjas me nägime ka siis Marielle Tatartsani keelesurve küsimusi. Ljubov ja ka teilt, Artemi, tahaksingi küsida, et kui me räägime sellest diskursist, et Venemaa peab ennast dekoloniseerima, jättes kõrvale territoriaalse lahti lammutamise küsimuse, mis ei ole nüüd keskne, siis kuidas sobib kokku see dekoloniseerimise idee Vene mõtteviisiga, nüüd mõeldes ka selle peale, kuidas siis saaks Venemaast normaalne riik? Okay, well, Nüüd paar asja kõigepealt. Kõigepealt ma usun, et on väga lihtne dekoloniseerida venelaste suhtumist või mõtteviisi, sest venelasi on väga lihtne manipuleerida. Ja mind pidevalt üllatab see määr või ulatus, millises ulatuses venelased usuvad propagandat. Ja ma arvasin, et venelased oleksid immuunsed riigi propaganda suhtes juba Nõukogude saadik. Mina elasin Nõukogude Liidus ja mul on väga selgelt meeles ka see, et tavalised Nõukogude inimesed on alati väga irooniliselt suhtunud Nõukogude propagandasse. Ja loomulikult nad kuulsid kõiki neid asju, mis puudutas Ameerika imperialismi ja nõnda edasi ja kuidas tegemist on mädaneva roiskuva kapitalismiga. Ja me teame, et Ameerika autod on palju paremad kui Nõukogude omad ja
ja siis äkitselt nüüd on meil raadio rääkis nüüd. Ei, hommikul. renessansiga, kus selline imperialistlik mõtteviis on taastunud ja mida mina ei märganud isegi ka nõukogude ajal. 70-ndatel, 80-ndatel ei olnud midagi sellist. Ja minu arvates see tähendab, on väga lihtne pöörata seda asja ümber. Puudutab siis venelaste suhtumist. Praegu propaganda töötab ühes suunas, aga kui kõik läheb, on pööratud tagurpidi, siis paari kuu jooksul enamus venelasi mõtlevad hoopis teisest suunast ning võtavad seda kõike väga siiralt. Ja enamuses see on seotud kõik selliste inimeste kurja tahtega nagu Putin ja tema kaaskond. Nii et ma ei saa öelda midagi selle kohta, et nagu venelased oleksid ise kurjad ja et see kestaks nüüd kõik igavesti, ma ei usu seda. Lume. Если я правильно понимаю, то... Kui ma õieti sain aru, siis küsimus puudutas imperialistlikke meeleolusi venemaalaste hulgas ja selle ohust ja kas tulevikus võiks midagi muutuda. See perspektiiv, kuidas me vaatame sellele, mis Venemaal toimub, olles ise väljaspool Venemaad ja olles mitte venemaalane, siis tegelikult info on ju ka väärastunud. Kõik sõltub sellest, mida Putin laseb läbi, mida Skabeva, Simon Jan räägib suurele auditooriumile. Me saame need uudised läbi mingite Telegram-kanalite, need, kes pidevalt sõjasündmusi jälgivad, nad jälgivad ka propagandistlikku retoorikat, nii-öelda sõjakorrespondentide poolt väljendatud. Ja see pilt, mida me vaatame ja nii-öelda keeme selles pildis, siis meile tundub, et see ongi kõikide venemaalaste arvamusega kaugeltki. Asi ei ole nii nagu Dmitri Muratov ütles, et see täht ZT-särkidel keegi enam ei taha neid osta ja 80% juba tehakse allahindlusi. Need Z-tähed on riigi hoonetel, seal, kus kästi need märgid üles panna. Koolidel jah, on neid igasuguseid sõjasümboleid, sellepärast, et koole kästakse seda teha, aga inimesed enam ise vabatahtlikult ei kleebi oma autodele neid kleepse. Kui vaadata statistikat, siis on selge, et loomulikult peab sotsioloogia andmetesse väga ettevaatlikult suhtuma, aga mina olen veendunud, et me saame ka teistmoodi elada. 16. aasta sotsioloogia, kus Levada keskus küsis venemaalastelt Venemaa ja Ukraina kohta küsimust, kas te arvate, et need riigid peavad olema iseseisvad, aga kinniste piiridega ja viisaga. Teine variant, iseseisvad, aga viisavaba reisimisega või peaks olema üks riik, Ukraina ja Venemaa, üks riik. Ja 16. aastal isegi peale Krimmi hüsteeriat ainult 7% venemaalastest vastasid, et Venemaa ja Ukraina peavad olema üks riik. Kõik teised vastasid, need peavad olema sõltumatud riigid, mõned ütlesid viisaga, teised ilma viisata. Ma arvan, et praegu see protsent, tegelikult praegu on juba väga ohtlik vastata nendele küsimustele. Inimesed saavad aru, mida neilt oodatakse. Ja nad teavad, et neilt tahetakse sõjatoetuse kohta kuulda. Aga praegu see üles keeratud sõjahüsteeria propaganda, ta tuleb ju iga aasta august sisse ja
ei saa aga ikkagi nii mõelda, et kõik venemaalased on imperialistid. See propaganda, et imperialism ja tuleb haarata uued territooriumid, see töötab teatud elanike hulgas. Meie oma keskuses ka viime läbi küsitlusi. Tegelikult julgeoleku narratiiv töötab. Kui me ei oleks peale tunginud, siis oleks NATO meile peale tunginud. Vaat niisugune narratiiv töötab. Tegelikult on hea sümptom, et selline agressiivsus ikkagi inimeste hulgas on vähenenud. Just one sentence. You said you did not witness. Te ütlesite, et te nõukogude perioodil ei näinud imperialistlikku suhtumist, aga ma arvan, et inimesed siin nägid seda. Yes. Ja siin nad tõepoolest nägid seda. Moskvas ma ei näinud seda. Inna? Inna Gordienko. Да, добрый день. Inna Gordienko, kas võib Ukraina keeles? Mul on konkreetne küsimus, ma olen Ukrainast ja ma olen Ukraina Tuleviku Instituudi PR-juht. Mul on selline küsimus Marko Mihkelsonile. Konkreetne juhtum, mis mul on ja ma tahaksin küsida, kas seda võib lahendada kuidagi. Mul on Eestis tekkinud sõber, kes on tulnud Venemaalt ja aga ta on Ukraina juurtega. Ta väga aitab praegu meid ukrainlasi ja ta on väga kreatiivne inimene, loominguline. Küsimus on selline, ta ei taha tagasi minna Venemaale, aga ta ei taha ka teise riiki minna ja tahaks väga saada siin poliitilise varjupaiga. Kahjuks praegu ma tean, et Eesti riik on talle ära öelnud selle poliitilise varjupaiga saamises. Kas on võimalik kuidagi lahendada seda küsimust? Ja kas Eesti riik või ametnikud saavad teda aidata või kas neile ukrainlastele, kes kahjuks on mingitel tingimustel olnud Venemaal, aga ei taha tagasi minna Venemaale, tahavad elada Eestis koos Ukraina diasporaga siin ja aidata ukrainlasi, kas neil on võimalik siiski anda võimalus jääda? Ja aitäh selle küsimuse eest. Ma näen, et aeg hakkab kiirelt otsa saama, aga esiteks ma palun, et pärast, kui see paneel läbi on, äkki te ütlete mulle, et mis on selle konkreetse inimese nimi ja juhtum, et siis ma tean täpsemalt vastata. Praegu ma lihtsalt ei oska niiviisi reageerida, aga mida me oleme ka näiteks Riigikogu parlamendi väliskomisjonis arutanud, oleme arutanud pöördumist näiteks nende vene tudengite, vene kodanike poolt, kes õpivad Eestis, on lõpetamas, kas on see ülikooli, Tartu Ülikooli Narva kolledžit või mõnda teist õppeasutust, kes räägivad selle aja jooksul, on õppinud ära eesti keele B2 või isegi paremal tasemel ja mõned isegi õpetavad juba Eesti koolides ja neid ootab ees, võib ees oodata siis elamisloast ilmajäämine ja Venemaale tagasisaatmine. Ja meie seisukoht nüüd parlamendi poolt ka soovitusena valitsusele oli küll väga selge ja ühene, et me peame suutma teha erisusi selles otsuses, mis võeti vastu eelmise aasta aprillis, kus kohas nii Venemaa kui Valgevene kodanike puhul oli siis see klausel elamislubade osas, et kellel on ajutised, need lõpevad ja ei pikendata, et siis tegelikult näiteks nii tudengite osas, kui võib-olla ka mõnes teises valdkonnas me suudaksime teha need vajalikud protseduurid, mis siis on selleks, et selgitada välja kõik vajalikud asjaolud selleks, et kas siis elamisluba pikendada või mitte pikendada, aga kindlasti nagu sellise ühe lauaga löömine minu arvates ei ole mingil juhul õigustatud, sest et me peame alati selles osas nagu küsima, et mis on meie eesmärk. Meie eesmärk on ju tegelikult aidata Ukraina võidule selles sõjas ja eesmärk on loomulikult ka teha kõik selleks, et need 10 000 sõjakuriteod, mis on toime pandud, kaasa arvatud agressioonikuritegu, ei jää karistuseta. Ja seetõttu me ei tohi karistada neid inimesi, kes on Eestis leidnud nii-öelda varjupaiga, suhtuvad Eestisse väga positiivselt, on ära õppinud eesti keele ja tahavad siin elada.
Okay, unfortunately. Niisiis, kahjuks meie aeg on otsa saamas ja kindlasti on ka rohkem küsimusi, aga ma kahjuks ei saanud teile praegu sõna anda. Nii et suur tänu teile. Ukraini. and thank you all. Suur tänu kõigile selle eest, et te olite niivõrd suurepärane publik. And Heraja.